sulle on üks uus sõnum. Ma ei jaksa enam koolis. Nad lubasid mu, isegi õpetaja ütles, et minusugused peaks. Paljud LGBT+ noored ei julge enam koolis kellegi poole pöörduda. Aita muuta koolid turvalisemaks. Kõigile. Vaata lgbt.ee. Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere head kuulajad, käes on 6. detsembri digitund ja eetris oleme K2 saatejuhti Hans Lõugas ja Henrik Roonemaa ja meil on ka saates liitumas kolmas jalg meie taburetile, kelleks on, kohe kuulata, kes ta on. Igatahes tänases saates kavatseme rääkida sellest, et vaatame korra, kuidas Eesti Telekomi turul läheb hästi lühidalt peale. Kes meid juhib ja kes hakkab juhtima, võib-olla on see meil oluline. Ning Telekomi teemaga jätkame ka. Euroopast on tulnud, nagu üks uudiste väljaanne kirjutas, kurikiri, mille ministeerium salastas. Ja see kõik näeb kõrvalt vaadates natuke naljakas välja, nii et me vaatame natuke selle kirja ja kirjasaatjate hingeellu. Räägime Facebookist, kuidas Facebook on siiamaani kõva lahinguväli, mis pole teile kindlasti uudis, aga et seal juba ma ütleks 4-5 aastat on ikka kõik täis petukontosid ja mis kogu aeg iga kuu kinni pannakse. Räägime sellest. Me saame vist natuke rääkida Spotify'st enne kui saate teine pool koos külalisega kätte jõuab. Ja siis loodetavasti on meiega Glenn Pilvre, kellega räägime viimastest uudistest ja tema olulisematest avastustest kõrvaklappida ja võib-olla ka muu tehnika valdkonnast. Nii et jääge meiega. Digitund. Alustame siis tänast digitundi ja võib-olla vaatame korraks tagasi eelmisel nädalale, mis siis Eestis nagu huvitavat juhtus. Avauudiseks on selline, mis võib-olla üsna kindlasti otse tänases päevas meie kõigi elus justkui midagi ei muuda, aga suured muutused hakkavad niimoodi väikestest asjadest. Räägime sellest, et üks Eesti Telekomi ettevõte, üks 3 sai siis uue juhi. Nädala keskel teatas siis Elisa Eesti, et Sami Seppeleni asemel on uus juht tulnud ettevõtte seest. Sami Seppelen, kes siis vist ligi 20 või 9, üle 20 aastat, jah, aastast 2000. Nii kaua on selle ettevõtte juht, pani siis andis ameti edasi Andrus Hiiavule. Kes on muide olnud vähemalt sama kaua Elisas kui mitte kauem. Et tema on minu meelest 95. aastast erinevaid juhtivaid rolle seal Elisas täitnud. Aga Sami Seppeleni lahkumine oli, me salvestame, ma arvan, me peame nüüd ütlema mõned asjad. Esiteks, me salvestame seda saadet mõned päevad enne esmaspäeva, töönädala lõpus ja Sami Seppelen ise, mina ei ole näinud praeguseks, et ta oleks andnud mingi pikema intervjuu või suuri kommentaare, et kuhu ta läheb või et miks ta vahetab ametit või miks Elisa juhti vahetab. Ja võib-olla vahepeal selline artikkel ilmub ja siis kõik, mis me siin räägime, võib osutuda tõeks või olla juba ümber lükatud. Aga ma arvan, et mulle tundus see kõrvalt vaadates natukene ootamatu, see Sami Seppeleni lahkumine. Ja nagu sa ise, Hans, panid hästi ju pressiteates tähele, et pressiteade tuli 2. detsembril, et 1. lahkus. Ja eks suured ettevõtted teevad neid juhivahetusi, ma arvan, nad teevadki umbes 2 moel, et tehakse plaks, raiutakse kogu saba korraga või siis teatatakse hästi pikalt ette, et lahkub 3 kuu pärast või lahkub aasta algusest või lahkub kevadel. Aga natukene Elisa puhul jäi see mulje mulle vähemalt miskipärast, et see oli ootamatu ja kas see oli kuidagi seotud selle niinimetatud Huawei seadusega, mis Eestis Riigikogus ju ka äsja vastu võeti. Ja kas seetõttu otsustas Sami ise, et tema ei jaksa, ei taha enam või otsustasid näiteks firma omanikud kuskil või tippjuhid Soomes, et Sami, kes on olnud väga kõva, väga valjuhäälne kriitika, eks ole, kogu sellele Huawei teemale ja ikkagi viimse veretilgani ja nii palju, kui ma linna pealt kuulnud olen, siis rohkemgi veel kaitsnud Elisa seisukohti selles Huawei asjas, et ta oli ikka väga-väga kirglik selle koha pealt. Et on ka variant, et otsustati firmas, et mis me enam rusikatega vehime, eks, et meil on vaja vähem
kirglikumat ja võib-olla vähem avalikult tähelepanu tõmmanud inimest seda rolli nüüd edasi täitma, et me ei tea seda, aga mina isiklikult võin öelda, et mul on väga kahju, sellepärast, et Sami oli kõigist 3 telekomi juhist kahtlemata kõige värvikam, kahtlemata kõige avalikkuses kõige põnevam, ajakirjaniku jaoks kõige, ma arvan, keerulisem ühest küljest, aga teisest küljest ka kõige huvitavam partner. Et ma arvan, me enamgi veel, Elisega ei juhtu midagi, aga ei midagi halba, aga ma arvan, et Eesti nagu telekomi maastik avalikult jääb ikkagi väga paljust ilma. Ma soovin Samile, mida iganes ta teeb, kas ta mängib kuskil Hispaanias golfi või hakkab juhtima midagi muud, on ju, kindlasti palju jõudu ja edu. Ja ma arvan, et sul on õigus ka, et ilmselt kui me vaatame need telekome, siis Elisa ja Telia on 2, kes on sellised kogu selles teenuste spektrumis ikkagi kõige kõvemad konkurendid, no kas või toodavad telesisu, on ju. Ja Tele2 on siis ütleme selline eristuv ja ilmselt see nagu ei muutu. Ei ole mingi põhjust arvata, et tegelikult meil see nagu suured jõujooned muutuksid. Jah, ma ka ei usu seda, aga no oli Eesti telekomi maastikul ju olid need 3 vaala, kellel kõigil olid väga mäletamis- ja mälestusväärsed juhid, eks, kui Valdo Kalm juhtis seal EMT-d või vist ta jõudis Teliat ka juhtis, ma ei mäleta, et kuidas need nimemuutused seal läksid. Ja kui Tele2-l olid seal Üllar Jaaksoo ja muud sellised inimesed, kellel oli kogu aeg nagu midagi öelda ja need telekomi juhid ise olid meediamaastikul hästi nähtavad, siis täna seda enam ju ei ole ja noh, kahel suuremal või kahel telekomil 3 ehk Telial ja Tele2-l on üldse juhid, kes ei räägi eesti keelt, mis ka selles, et olla maastikul meedias nähtaval, panevad ka teatud piirid ette. Jah, elu on muutunud selliseks rohkem silutunumaks, korporatiivsemaks, korralikumaks. Lips on sirgelt ees. Aga ma arvan, me saame veel siis rääkida jätkates selle 5G teemaga. Nimelt Delfis oli siin nädala lõpus üleval artikkel, või on siiamaani, pealkirjaga Inimlik eksitus, küsimärk. MKM salastas aastateks kurja kirja välismaalt, ent mõtles siis ümber. Ja kui mina seda niimoodi kiiresti vilksamisi lugesin, siis mulle tundus, et Euroopa Liit on saatnud siis minister Andres Sutile mingi kurja kirja ja küsinud, kus 5G on. Ja manitsenud, et Eesti on aastaid maas kõigest ja et mis siis toimub. Sest kirjas ju tegelikult oli ka, et Eesti on Euroopa viimaste seas, kus siis jõutakse 5G-ni, aga seal oli väike eripära. Jah. Väike eripära on jah see, et selle kirja saatis mitte Euroopa Liit meile, et ei ole mõtet nagu jälle tekitada mingit paanikat või sellist vale arvamusi sel teemal, et kuskilt Euroopalast tuleb jälle mingi käsulaud alla ja siis vaene minister Sutt väriseb nurgas. Et tegelikult selle kirja saatis organisatsioon nimega Etno, mis on väga eestilik. Etno 5G. Etno 5G. Ja see on siis Euroopa telekommunikatsiooni operaatorite selline esindusorganisatsioon. Ja põhimõtteliselt üks lobigrupp, eks, või selline liit. Ja. No aga selles mõttes on see võib-olla vaatame asja niimoodi, et ütleme, et Eesti operaatorid ütlevad oma Etno kolleegidele, et kulge, saatke meie omadele siin teated, et 5G võiks kiiremini tulla. Ja ma keeldun uskumast, et Etno saatis selle kirja oma algatuslikult ja ilma, et Eestist mingit suhtlust üldse oleks olnud ja et see tuli ka Eestis kõigile üllatusena, et ma ei ole niimoodi, need asjad ei käi. Aga veelgi naljakam on see, et MKM salastas selle kirja 5 aastaks. Panid sinna peale märk ametialaseks kasutamiseks. Ja siis kui Delfi hakkas uurima, sest selle liidu enda kodulehel vist, ma saan aru, oli see kiri täies pikkuses ilusti üleval. Et ma ei teagi, et mis siis nüüd selles loos nagu kõige veidram on, et kui me nagu iga sellise lobigrupi kirja Eesti Vabariigile peaks hakkama salastama ja selle pärast värisema, et siis mulle tundub, et meil on oma endasse ikka küll väga vähe usku. Tead, kõik see tundub mulle üks suur eksituste komöödia, nagu on siuke žanr, et tead, ega ütleme, et see, et ministeerium siukse salastab, see on eksitus ja kas see on üldse uudis, et see lobigrupp palub, et tehke 5G, ega see on vist ka eksitus, et seda uudisena võtta ja et arvata, et see on nagu Euroopa Liit. See kõik on selline, et nagu me eelmise nädala saates meil külas Telia esindaja, kes ütles, et
uuel aastal võiks ju minna nüüd lõpuks see asi käima ja tegelikult see ei ole ühegi nagu lobigrupi mingisugune võit, vaid tegelikult asjade normaalne käik, kui Eesti mobiilside jõuaks lõpuks normaalse 5G sagedusteni, nii et mulle meeldis ka see lõik. Vähem eksitusi, rohkem tööd. Mulle meeldis ka see lõik sellest Delfi artiklist, kus siis ministeerium ütles, et tegelikult me ei tahtnud seda salastada, et läks niimoodi või juhtus niimoodi. Ja tsitaat on selline, kui tuleb kiri majja, siis kantselei registreerib selle ja vajadusel märgib ka AK ehk siis ametkondlikuks kasutamiseks märke. Kuna tegu oli välissuhtlust puudutava dokumendiga, siis kantselei pani automaatselt märke peale. Inimlik viga, mitte pahatahtlikkus. Ehk siis mulle tundub, et MKM-is on selline, et kas on tõesti nii, et kui tuleb kiri välismaalt, siis igaks juhuks salastatakse ära. Kohe tempel käib. Mine tea, mis välismaa värk on selline keeruline värk. Ühesõnaga, ma ei tea. Teeme meie siin, lööme templi peale omale korraks ja lähme pausile. Soovime, ma soovitan ka Eesti riigile rohkem ikkagi sellist eneseusku, et iga kiri välismaalt ei ole veel maailma lõpp. Aga jah, paus ja siis jätkame. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitund läheb edasi ja võtame nüüd uue teema ja tegelikult ütleme tere ka Glenile, Glen Pilbre, kes on meil mikrofoniga ühenduses. Tere. Glen ja kõik maailma inimesed võiks öelda, käivad Facebookis. See on fakt, millega võib ju väike liialdus võib-olla on, aga ümardades võib nii öelda. Ja tundub, et see jutt selle kohta, et Facebook on üks selline ussitanud koht, kus toimub ainult tüli üles kiskumine, infoga manipuleerimine on jube vana, iganenud ja kulunud jutt, aga ometi 2021 aasta detsembris nagu tundub, et midagi ei muutu, see asi on ikkagi sama, millest me siin lähtume oma jutust praegu Facebook või siis olgem korrektsed selle emafirma Meta, aga sisuliselt Facebook avaldas siis järjekordse ülevaate, mis nüüd see aasta on toimunud ja pani välja väga konkreetsed teemad, numbrid, isikud selle näitlikustamiseks, kuidas Facebookis käib lihtsalt sellise saasta genereerimine. Mis ei ole lihtsalt rämps, vaid on siis teadlikult loodud sõnumid ja sellised võltsi identiteedid, et inimesi tülli ajada. Näited on siis järgmised, mida siis hiinlased teevad. Eemaldati üle 500 konto, mitukümmend lehte, grupid, Instagrami kontod, mis siis promosid kõik päris huvitavalt skeemi järgi ühte Šveitsi teadlast, keda ei eksisteerinud. Šveitsi riik ütles, et sellist inimest ei eksisteerinud. Vaata, hiinlased mõtlesid välja Šveitsi teadlase. Just, jaksid seda promoma tohutu. Hea mees on. Ja üllatus küll see olematu Šveitsi teadlane, sõltumatu Šveitsi teadlane nagu anekdoodis, rääkis, et Ameerika Ühendriigid sunnivad maailma teadlasi valetama, nagu pärineks see uus viirus Hiinast, mis ju tegelikult ei ole tõsi. Ehk siis loodi vale narratiiv, mis tuli ühe justkui teadlase suust ja siis asuti seda promoma. Ehk väga selgelt on ju poliitiline see tellimus. Ja ma arvan, et see filtreerus läbi nende erinevate igasuguste grupikeste, organisatsioonikeste, võib-olla mingite poliitiliste parteide, et igaüks ju võtab siis seda sõnumit ja kuidagi tõlgib ja väänab ja lõpuks me jõuamegi sinna tagasi, mida need Facebooki uurijad on ju öelnud, et mis see mingi kõlav number oli, et kogu maailmas on ala mingi 12 inimest, kes kogu seda soppa toodavad, mida me sealt loeme ja ülejäänud lihtsalt siis tõlgendavad seda, eks, ja kuidagi mugandavad enda nagu soovidele vastavaks. Et siis see nagu mootor kogub tuure. Jah. Samas näited siit meile lähemalt, väga poliitiliselt väga pingeline olukord oli meil siin Poola piiril, Valgevene piiril ja Facebook teatas, nad võtsid maha 41 kontot, 5 Facebooki gruppi, 4 Instagrami kontot, mis olid siis seotud Valgevene KGB-ga, väga otseselt toodi see välja, mis oli suunatud nii Euroopa suunal kui ka Lähis-Ida suunal, mis jagas siis umbes selliseid sõnumeid, et nagu Euroopas tegutseks sellised humanitaarkriisi põhjustavad kurjad jõud, veel siis sinna Araabia poole ja sama vist mõlemas suunas, ehk siis peale selle, et seda poliitilist kriisi tekitati reaalselt füüsiliselt inimestega manipuleerides, siis päriselt toimus ka siis selline võltskontode poolt jälle selle massi üles keerutamine.
aga mis on huvitav? Ja ma tahtsin vahele korraks küsida, et aga tegelikult et ma nüüd valesti aru ei saa, et see jutt ju ei tähenda seda, et Facebook oleks nagu selles mõttes nagu halb, et need Facebooki haldajad inimesed ei ole ju pahad inimesed. Pigem pahad inimesed, ütleme siis, kui me liigitame on ikkagi need, kes neid narratiive sinna postitavad või? Kohe ma jõuaksin sinna, ma tahan ühe näite veel, mis on väga põnev. Täpselt sama teema, see Valgevene-Poola kriis. Ja meil on tunne, et Valgevene on paha, Valgevene võimud, et nemad tekitavad seda jama. Mida Facebook oma raportis ütles? Poolast eemaldati 31 võltskontot, 4 gruppi, 2 sellist võlts Facebooki sündmust, Instagrami kontosid, mis siis olid nii-öelda koordineeritud loodud võlts sisuga ja olid sihitud nii Valgevene suunal kui Lähis-Idasse Iraaki. Ehk siis ka hoopis teisel pool piiri, siin nii-öelda meie pool, Euroopa Liidu sees poolt tellitud selline koordineeritud võltsinfo levitamine. Ja sealt ei selgunud, kes see oli. Vaevalt, et Poola valitsus. Mis see võltsinfo endast kujutas? Mida see võltsiti? Mis see info siis ütles? Sõnumeid ei tooda sealt välja täpselt, postitusi näidatud on ju, aga selle tegevuse nimi on siis mitte autentne koordineeritud tegevus, kus siis näiteks postitused inimeste nimede alt, keda päriselt ei eksisteeri. Need ilmuvad korraga samades gruppides, sihitakse korraga, minnakse kommenteerima samade mingite avalike asutuste või isikute seintele. Et selline ilmselgelt ei ole nii, et sina istud arvuti taha, ma tahaks maailma midagi öelda, vaid seda toimub süstemaatiliselt. Aga lihtsalt küsimus oli, et pigem ma mõtlesingi, et mida, ma saan aru Valgevene poolest väga hästi, et vaja on näidata seda, et kui head nemad on ja kui pahad on teised, eks ole, aga et millist sõnumit tahab edastada Poola just sinna Lähis-Ida kanti, et mis siis nagu see vale või õige nüüd on, et kas ta tahavad öelda, et Euroopas tegelikult on tahmamäed ja kõik, et siin ei ole nagu midagi head on ju, või et mis see on, mida see on väga huvitav ka ja selle kohta oli nagu ainult üks lause seal, et selle oli siis selline koordineeritud mitte autentne tegevus, mis oli sihitud Valgevenesse ja Iraaki. Mis see täpselt oli, ei toodud välja, võime siin spekuleerida, mida nad võiksid öelda, aga ilmselgelt ka nii-öelda meie poole peal, ütleme Poola, see on sama hea kui Leedu, Läti, kas Eestis ka on arsenalis sellised relvad võiks. Ma olen täiesti kindel, et on jah. Ma tegelikult tahtsin kiuslikult kaassaatejuhtide käest siin küsida, et kas teie muidu usute, et Lukašenka korraldas need inimesed sinna piiri peale ja kas te usute, et Venemaa liigutab vägesid sinna Ukrainale ebameeldivalt lähedale? Mis mõttes? Kas te usute, kas see on päriselt niimoodi? Kas see üldse on niimoodi? Jah, kas see üldse on niimoodi? Mina vastan, et päris jah ei saa öelda, ma ütlen osa inimesi kindlasti Lukašenka liigutas. Ja osa inimesi kindlasti ka. Mina ütleks ju nii, et inimesed ju igal juhul, sama hästi ütleks üldse küsida, kas need inimesed seal piiri peal ikkagi olid, aga nad ikkagi siis vist ikkagi olid. Jah, et ma vist tahtsin jõuda sellega sinna, et see on et kõik ümberringi ongi tegelikult selline nagu usu küsimuseks, et kas sa usud nii-öelda valitsevat korda, võimu, valitsevat mingit meediat, seda, mida teised räägivad, et kuidas kõik arvavad, et asjad on, kuni selleni välja, et kas sa usud, et maa on pall. See muidugi kalduma juba natuke Facebookist kõrvale, aga ma ütleks, et üldse siin on ju see aspekt, et mõnikord ka asjad võib-olla ei olegi nii keerulised, kui me tahaks mõelda, et nad on keerulised, et ilmselgelt, kui mina tegeleks jutumärkides reisiäriga, ja näen, et ma saan Iraagist müüa kellelegi 10 000 euro eest paketti Valgevenesse. Mida siis veel ma peaks tegema? Müüma neid pakette hästi palju ilma igasuguse Lukašenkata ka. Olgugi, et ta võib seda asja koordineerida. Sinna riiki ikkagi laseks. Ja seda küll, et mingisugune seos peaks seal olema, eks ole, aga seal on ju ilmselgelt väga suur rahaline kasu ja ilmselt küllalt paljude inimeste jaoks, kes tegelikult neid õnnetuid Absoluutselt. Ja me olemegi ühe minu küsimuse peale, me oleme jõudnud sellele, et maailm ongi keeruline ja et ma arvan, et on väga nagu sarnased mehhanismid sellel näiteks, kui meie loeme uudisteväljaannet X või Y on ju, ja ütleme, et järelikult on niimoodi. Ja siis on mingid inimesed, kes loevad Facebookist seda välja mõeldud šveitslast ja ütlevad täpselt samamoodi, järelikult on niimoodi. Ja mis see siis nagu baastasandil on, mis meid eristab, eks, et see ongi ju nii udune minu arvates kõik ja nii. Aga sa praegu kaldud ka äärmusesse, kuule, ei ole udune küll, kui sa loed uudisväljand, sa vähemalt tead, kes selle kirjutas, sa näed inimesi nime, asutust, kust see tuleb, sa võid talle küsida. Aga ma ei usu neid inimesi, seda aru, ma ei usalda võib-olla ühtegi nendest inimesi, ma näen neil, kes selle kirjutas, aga ma ei usu neid.
aga Facebookis on ju, sul ei ole võimalus seda asja kontrollida ja ma tahan öelda, et see probleem oli, kui 2016 olid USA valimised, kui oli see jama. Aga selle šveitslasel oli ka nimi ja nägu. Täpselt samamoodi nagu on mingisugusel Guardiani või Delfi ajakirjanikul on seal artikli juures. Temal oli ka nimi ja nägu. Talle ei saanud helistada kahjuks. Talle ei saanud helistada, jah. Aga ei, no see mõttes muidugi, ma ei hakka nüüd võtma siin Lapikumaa inimeste poolt, aga ma lihtsalt tahan öelda, et see on nagu kohutavalt keeruline usu küsimus ja kui on nagu tohutu hulk inimesi või mingi hulk inimesi vähemalt, kes usuvad Šveitsi vitamiiniteadlast ja kes on valmis oma tehtud raketiga kosmoses seal endama, et tõestama, et maa on lapik ja kukuvad alla surnuks. Et noh, tegelikult kõik see, kus me nagu elame, ongi üks usu küsimus. Nendes inimestes on see, aga küsimus on, et kas Facebook netona on positiivne ja negatiivne, kas ta aitab sellist uskumist, mis on lõpuks sellele uskujale ja ümbritsevatele kahjulik. No jah, selle levitamine massiliselt on hea või ei? See üleüldse juba on tegelikult läheb nii ebamääraseks filosoofiliseks arenduseks, eks ole, et tegelikult kui võtta, et Facebook oleks näiteks globaalne platvorm, kus on nii-öelda vabadus, mis iganes me selle all siis defineerime ja kus kõik võivad sõna võtta, siis ei ole mingi kohe küsimuse juures, et miks üldse peaks siis Facebook kui platvorm kuidagi pidi siis nagu korda looma seal, eks ole, et võib-olla tekibki küsimus, et mis vabadus see siis on, kui Šveitsi teadlane ei saa seal oma seisukohti avaldada. Okei, ta on juhtumisi võlts, aga me ju usume, et minu segase jutu point ongi selles, et väga keeruline üldse on tegelikult sellisel, et kui sa teid siin paralleeli ajakirjandusega, ütleme mingi Delfi ajakirjanik, kes iganes, et seal ikkagi see üksus on nii palju väiksem, et ta ilmselt ka vastutab üksi oma nende mutrikeste eest, aga Facebooki ei saa kuidagi kõrvutada ikkagi ajakirjandusväljaandega selles kontekstis. Mõnes mõttes ma olen sinuga nõus, et tead, see on poolel teel, pooles vinnas olek, et olgu radikaalselt üks või teine, olgu radikaalne täielik sõnavabadus ja kõik on seal jänesed, kes ütlevad, et on tegelikult koerad. Või siis on see, et sul ikkagi Facebook ütleb, et jälle see aasta oli selline möll, tohut kümnete sadade kaupa tehti jama, me võtsime maha, me teame, et 3 kuu pärast vaata, igasugune selline uudis on tegelikult vesi ka nende nii-öelda konspiratiivteoreetikute veskile. Sest kui juba Facebook võttis maha Šveitsi teadlase, siis ta võib ka maha võtta mingisuguse teise lamemaa raketiehitaja või kelle iganes, ehk et siis sa võid väga hästi kasutada seda argumendiga, aga seda ei saagi uskuda, eks ole, et näed, et jah. Ei saagi, jah. Mul ikka tundub üha enam, et Facebook on relv ja me võime siin ka arutada järgmised 10 minutit, kas relv on neto positiivne või neto negatiivne ühiskonnale, eks, aga fakt on see, et ta on relv ja fakt on see, et ta on mõlemat ja fakt on ka see, et igas normaalses ühiskonnas on relvade levik kuidagi kontrollitud, lihtsalt sellepärast, et ta on relv. Olen ise küll meedia inimene, mul on väga raske öelda nagu seda, et me peaks kontrollima. Kontrollimine võib-olla ei ole õige sõna, aga me peaks kuidagi reguleerima selle relva kasutamist, sest ega teda ei tehtud relvaks. Mark Zuckerberg ei teinud teda relvaks, aga täna me näeme, et ta on seda ja see on ohtlik lihtsalt. Kuulge, reguleerime ennast ühele väiksele pausile ja siis tuleme tagasi juba uute teemadega. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitund läheb edasi ja võtame tegelikult nüüd esile korraks need asjad, mis käivad üle kõrva ja võtame Glenn Pilvre ette, kes on oma kõrvad pannud tulle, ma loodan, et mitte otseses mõttes, vaid kaudses mõttes ja kes näitab meile siin saate külalistele, osalistele, kahjuks raadiopilti ei näita, te ei tea, mida ta näitab, aga see näeb väga naljakas välja. Ütlen ära, mis see välja näeb ja mis see on? Mis on see toode, mida sa testisid? Ta näeb välja nagu käekott, kui olla soliidne. Aga mitile kõrvad natukene. Mõnedki näevad siin näiteks bikiini komplekti. Ülemist otsa. Täpselt, mis ülemist otsa, siis ka alumist üldse ei ole. Aga see ei ole bikiinid, mida sa testisid? Ei ole jah, need on nüüd Apple'i kuulsad kõrvaklapid, mis on tegelikult mõnda aega juba olnud nagu liikvel, aga kuidagi pidi ei ole vähemalt minu kõrvade peale need sattunud. Nüüd sattusid, ma ei tea, kas te ei olete need kõrvade peale pannud, AirPods Max. Kas ta on AirPods Max või AirPods Pro Max, mul on juba need Apple'i epiteedid sassis. Pro Max Ultra 2000. Igal juhul, ma võin kohe vaadata, ta on AirPods Max ikkagi. Okay. Nii et Pro ei ole. Pro ta siiski ei ole, jah.
Okei, no seda me oleme vist tuvastanud, Glen, et Prodel on üldse suhteliselt vähe teha nendega, et ka need kaabel käib küll külge, aga latentsus jääb ja kui sa mingit muusikat või midagi teed, et siis on probleem. Ma mäletan nendest omaaegsetest testidest. No tegelikult peaks ikkagi nende puhul alustama sellest, et kui nad siit välja võtta, siis on nad klõbisevad niimoodi, nad on ikkagi erakordselt, kuidas ma ütlen, et Apple on ikka pannud väga-väga kõvasti rõhku selle disaini ja viimistluse peale, nad on endast maailma kõige raskemad kõrvaklapid, kaaluvad peaaegu 400 grammi, ehk et 384 grammi, nad on metallist, minust on see mingisugune metall, olgu see alumiinium, mis iganes, et nad on tõepoolest ägeda disainiga, siin ei saa mitte midagi halba öelda ja mis on ka hea funktsionaalne disain, et on need ühed vähestest, vähemalt mina ei ole isegi enam kohanud klappe, millel on siis siin peal nupp, kus sa saad keerata helivaljust. Et selle asemel, mis kohas see nupp on siis kõrva peal või? See nupp on selline üleval, ta on füüsiline nupp, see on jube hea mõte, sest et muidu on alati kõrvaklappid mingi häda ja viletsus, nad on mingi puutetundlikud ja siis kui sa paned neid pähe, siis juba midagi juhtub ja jääb seisma ja siis läheb vaiksemaks ja et Apple on tegelikult selle puutetundlikkuse täiesti jätnud panemata siia, on pannud siia ühe keskmise suurusega nupu ja seda nuppu saab keerata austus väga hea mõte, et ega siin ei olegi rohkem nuppe, sa saab vajutada siis ka, kui sa tahad kõnesid vastu võtta või midagi teha, siis on siin teine nupp, mis siis seda müra summutust reguleerib või siis aktiivset müra võimendust. Ja olgu siis veel kohe alguses öelda, mida need klapid ikkagi erakordselt hästi teevad, et nad võib küll öelda, et nad on täna raudselt parimad müra summutavad klapid, just nimelt summutavad kõige paremini müra. Kas isegi paremini, kui need kuulsad Sony need, me mäletan mudelit enam. Isegi paremini, nüüd on need mingid XM4 on need viimased, millega ma nüüd otseselt neid ka võrdlen, aga praegu ma ei ole neid veel nii otseselt küll võrrelnud, aga nad summutavad müra ikkagi, mitte ainult neid kõminaid ja kahinaid, mis on madalad, mis on reeglina nagu lennuki sõidul alati, eks ole, see esimene müra, aga nad ikkagi summutavad põhimõtteliselt kõike. Nii et kui sa see on kõva asi, mida ütleb Glen Pilvre, et on ta leidnud kõige parema müra summutusega. Ei, nad ikka summutavad nii, et kui sa paned nad pähe, siis tavaline maailm ikkagi läheb ära sinu juurest. Et see on täitsa müstiline ja sama müstiliselt hästi nad siis ka võimendavad seda müra, ehk see teine režiim, mis on siis ambient, kuidas me igast seda nimetame, awareness on ta vist Apple'i keeles. Et kui sa selle awarenessi sisse lülitad, siis sul neid ei olekski peas. Et nad suudavad kas seda teha nagu üli loomulikult, et need kaks asja on raudselt siis nende juures väga hästi. Aga ma tahtsin juba alguses küsida, Glen, et kas need muusikat ka tasub kuulata läbi nende? Ei, tegelikult ikka tasub, et see ei ole kindlasti mitte väga halb, et eks kõrvaklapid on lihtsalt nii subjektiivsed asjad, et inimese kõrvad on ju kõigil natukene üht või teistmoodi ja kui sa oled ütleme minu tragöödia on lihtsalt selles, et mina nagu sellise kuidas ma ütlen, stuudio või muusika tegija inimesena kasutan kõrvaklappe nimega Sony MDR7506 ja kuna ma olen nüüd aastakümneid teinud, siis ma lihtsalt tean, kuidas need klapid kõlavad ja mulle nad väga meeldivad, ma olen väga harjunud ja kohatu on mul nagu kõiki maailma klappi siis nendega võrrelda, et otsida midagi sealt, aga need ei ole ka muusika kuulamise klapid ikkagi ju tegelikult. Sa mõtled Apple'i klappe? Ei, need Sonyd, mida sina ja ka mina kasutame, need on ikkagi professionaalsed mingid monitorid. Aga vaata nende klappidega tegelikult ka mina isegi muusikat kokku miksin, eks ole, nii et ma tahaks ikkagi väita, et nende klappidega väga paljud muusikategijad oma muusikat kuulavad. Ehk et kui sa nende klappidega muusikat kuulab, on sul suhteliselt suur tõenäosus kuulda muusikat nii, nagu seda on need tegijad kuulanud. Jaa, aga ikkagi klapp, saab ju värvi peale keerata. Ei muidugi, aga ütleme siis... Passi rohkema või teravama. Ütleme, et siis Apple'i klappidest siis rääkides, nad on ääretult sellised sõbralikud ja mahedad, et nad seda sükast keskriba, mis seal jääb kuskile 3, 4, 5 000 hertsi kanti, kui keegi sellest nüüd aru saab, mängivad nad natukene vähem, mis tõttu on see helipilt selline hästi mahe, nad teevad kõik selliseks, kuidas ma ütlen, nagu vati seest kuuled. Ei taha ingliskeelset terminit kasutada, aga kuidagi relax või siuke hästi, ta ei ole nagu vati sees, sest kõrged on väga olemas, et 10 000 ja see vahemik on seal väga olemas, aga pigem on sellised hästi mõnusad. Et minu jaoks ongi nagu natuke võib-olla liiga ähmased kohati, et kuna need Sonyd mängivad väga palju keskriba, nad nagu rõhutavad seda, siis need Apple'i klapid on nagu sellele vastand aga vale oleks öelda kuidagi, et see heli on nagu halb, et basse mängivad nad erakordselt madalale ja mis muidugi väärib heli puhul eraldi veel märkimist on siis see sama Apple'i awareness mode, mida toetavad ka Apple'i mõned teised klapid. Prod ka, kui ma ei eksi ja vist mõned ka Beatsid, eks ole, et kui sa nüüd paned, mitte awareness mode, vaid spatial audio,
Special audio. See on ruumiline audio, jah. See on siis see ruumiline. Meedia puhul sarjad. Just, Apple TV-s täna on see support vägagi olemas ja siis uute iPadid, iPhone'idega teevad nadki seda trikki, et kui sa pead keerad, siis see heli jääb nagu sinna, kus on ekraan. Ja ma pean ütlema, et see ei ole nagu, kuidas ma ütlen, see ei ole ainult selline peotrikk ingliskeelset väljendit kasutades, et see ongi äge. Et eriti äge oleks see siis, kui sa vaatad Apple TV-st telekat, sest mulle tundus nagu natuke, et kus ma nüüd ikka kodus iPadis seda mingit filmi vaatan. Aga kui ma tahan vaadata öösel telekat ja mul oleks juhtumis Apple TV, mis seda toetab, mul on küll vanem, mul kahjuks ei ole seda, mis nüüd päris seda special audiot toetab, siis nad ikkagi teevad filmi vaatamise nagu sellest Dolby Atmos helireaga ikka üliägedaks. See on äge, see töötab ka tõesti niivõrd hästi, et kui sa pead natuke keerad, see heli jääb ikka sinna, kus inimesed räägivad ja see feeling, ta ei ole muidugi päris sul sama, et sul on tuba mitu kõlarit täis, aga ta on sellele suhteliselt lähedal ja kui ma ütleks, et on kunagi millest rääkisime siin saates ka, on GVC-l, kui me eksi oli see vist XP1, mis iganes see klappide nimi oli, mis ka siis toetasid Dolby Atmost ja need maksavad ju põhimõtteliselt 1000 eurot ja see oli suur kast veel koos, mis siis dekodeeris ja et kui sa paned nüüd... Aga AirPodide hind ei ole ju ka... aga ta ei ole ka 1000, et kui sa paned, ütled, et sa saad siin 600 euro eest siis omale maksid, eks ole, mis ka põhimõtteliselt sul Dolbit kõrva dekodeerivad nii-öelda ruumiliselt ja on muidu ilusad ja müraga väga hästi summutavad, siis isegi võib-olla see ei olegi väga paha pakkumine, loomulikult AirPods Pro tegelikult teevad seda ka, et seda ei saa nüüd jätta unustamata, et AirPods Prodega saad sama asja tegelikult. Nad teevad, aga tead, su müügijutt on siin nii äge, et ma küsin sult olulise küsimuse lõpuks. Nad on 400 grammised, nad on rasked. Rasked, jah. Kui kiiresti sul nagu ära väsivad kõrvad või pea on nahk või et sul on mingi raske asi peal? Ei, nad tegelikult ei väsi väga ruttu, need, mis siin peal on, need asjad, katted, padjad, need on tegelikult sellisest väga, väga mõnusast nagu niisugusest riidest, mis on isegi mõnevõrra nagu hingav, ma ei oska seda öelda, et nad ei ole midagi hullu, aga kui ma panin siia kõrvale pähega mingid kergemad klapid, siis ma sain alles aru, kui rasked on Apple'id. Et tegelikult sa nagu harjud nendega ära, pole hullu midagi. Aga kui sa paned pähe need kerged klapid, tavaliselt, kas või nagu need Sonyd või mis iganes muud, siis sa saad aru küll, et neid nagu polekski peas. Et Apple on küll väga mugav ja väga ilus ja kvaliteetne, aga ta muidugi ta on nagu raske. Aga mind see personaalselt nagu ei häiri, aga jah, ütleme, et kui ma ei oleks inimene, kes tegeleb muusika tegemisega ja tahaks omale, kui mul on Apple'i seadmed olemas ja kõik see special audio ja kõik see pool, miks mitte, et ma täitsa mõistaks neid, kes kulutavad 600 eurot nende klappide peale, ütleme nii. Selge, aga siis lähme kõik korraks pausile ja mõtlema järgi selle peale, kas see on seda väärt või ei, ja siis oleme tagasi. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitund läheb edasi ja me tegelikult jätkame nüüd juttu veel kõrvaklappide lainel. Ma pean isiklikult tunnistama, et Glenn ma läksin eelmisesse lõiku teadmisega, et need AirPod Maxid on ülehinnatud nišikaup ja tulin sealt ära mõttega, et pagan, need on ikka head. Ma arvan, et nad on nišikaup kindlasti, aga ülehinnatud või mitte, et see on üldse audiomaailmas väga nagu subjektiivne ja huvitav küsimus. Aga sul oli mul on üks väike karp veel ja see on, ma ütleks, väga hea turundustööga klapid, mille nimi on Nothing Air sulgudes 1. Kas air nagu kõrv või air nagu õhk? Ei, ikkagi kõrv, air ikkagi. Räägi, Glenn, kuidas need Eestisse jõudsid, sest ma mäletan, et selle tohutu turundusringi nad tegid eriti USA tehnoloogiameedias mitu kuud tagasi, kus oli suve teisel poolel äkki, kus kõik järsku kirjutasid nendest ja kõik suuremad need blogijad tegid mingisuguseid teste ja pole rohkem nendest midagi kuulda olnud, et tundus, et keegi tegi korraks väga head turundust mingile kaubale, mis on kuskilt Hiinast tulnud, see on tehtud pakend, nimi, eks ole, bränd, palju seal toodet on või mitte, et mulle tundus see nagu kahtlane ja seetõttu me digitunnis nendest ka juttu ei teinud. Aga ma saan aru, et need turundajad on siin üles leidnud. Nad on lihtsalt nad on nüüd reaalselt Eestis saada ja neid täna siis on müüma asunud Tele2. Ahaa, saad Tele2-st kellegi kätte need? Jah, mujalt ma ei tea, kas need on üldse mujal, Tele2-s need on, Tele2 mulle saatis.
ja nende see turundusmull, mis siin taga on, põhimõtteliselt pärinebki OnePlusi tegijalt ka, et seesama härra, kes omal ajal tegi OnePlusi, siis nüüd otsustas teha kõrvaklappe, Karl Pei on ta nimi ja sinna taha on ta saanud mingeid investoreid ja muidu kuulsaid inimesi nagu Casey Neistat, kui me siin turundusest räägime, kõik on sinna mingil määral siis oma raha alla pannud. Et selles mõttes nagu see pool on nagu äge ja nende, ütleme, jah, nagu siis nende hüüdlausetest võib öelda, et nende missioon on siis täna teha nagu kõrvaklapi maailmas sama asja, mida just kui OnePlus tegi kunagi telefonimaailmas, et toome umbes poole odavamalt, poole kihvtimad kõrvaklapid, kui seda teevad kõik konkurendid, et kõrvaklapid on läinud nii igavaks, et need on siis huvitavad ja ägedad ja maksavad 99 €, eks ole. Et tõepoolest see karp ongi huvitav äge, karp on selline läbipaistev. Kas sa mõtled karpi või seda klappi ennast, mis klapp kõrva ise on selline, klapp on natukene läbipaistev jah, aga ta on nagu ülimalt kerge, tõesti ta on kerge, ta kaalub, kui ma ei eksi, oli vist 4,9 alla 5 grammi, et ta on tõesti nagu jube kerge, siin on aktiivne mürasummutus ja väga ilus äpp, nii et põhimõtteliselt on kõik nagu suhteliselt hästi, aga see aga on nagu selle koha peal, et mängivad, ütleme siis umbes samamoodi, et kui me helist räägime, on nad umbes seal samas kandis nagu need kõige odavamad jabrad, mis on need Elite, kui ma ei eksiks, oli Elite 3, kui ma nüüd jabra nimedes ei mööda ei pane, mul kuskilt see karp võtta, ma võin kohe vaadata, mis need kõige odavamad olid. Ja, jabra Elite 3, see peaks olema vist mingi 80 € klapp, aga seal ei ole aktiivset mürasummutust. Aga neil siis on, eks ole. Aga mis nagu nende häda on, et Elil ei ole nagu otsest midagi viga, ta ei ole ka siuke päris Apple AirPods ikkagi, eks ole, aga nad on muidu nagu natukene sellised pirtsakad. Näiteks ma ei saanud alguses aru, miks kui ma õues käin müts peas, siis kogu aeg jäi mul seisma. Asjad, mis ma kuulasin, nagu jäid pausile. Ja siis nad jäid pausile sellepärast, et klapid kogu aeg arvasid, et ma võtan neid kõrvast ära. Et tal on tegelikult see kõrvast äravõtmise mingisugune, aga siis kui ma selle välja lülitasin, siis see probleem lahenes, see ikkagi võttis ausse vanduma mind päris tükk aega, sest ma ei saanud aru, kuulad mingit podcasti, jälle seisab. Jälle paus. See on mingi asi, mis tundub, et võiks ka muidugi tarkvara uuendusega saada korda. Võiks, eks ole, absoluutselt. Siis teine asi on ka see, et nad muudavad üsna palju helikõla, kui see aktiivne mürasummutus on sees. Et seda on ka olnud nii mõnelgi teisel klapil, olid ka ühed esimesed Huawei klapid, paar seeriat sellised, et kui sa paned aktiivse mürasummutuse sisse, siis ta märgatavalt võimendab basse ja teeb selle heli selliseks ilmselt sellisele keskmisele kuulajale väga sobivaks. Aga nii, see aitab ka äkki mürasummutusega, Glenn, või mul on siin paranoiline lähenemine natuke. No aga seda ei tohiks olla heal klapil. Et kui tal on hea mürasummutus, siis mitte. Ja ei, selles mõttes, et kui sa juba mürasummutuse võtad sisse välja, helikõla ei tohiks sellest muutuda. Aga lihtsalt, kui sul mürasummutus on kehva ja nüüd sa annad hästi palju passe, siis ma arvan, et kuulajale lihtsalt tundub, et... Kuulajale tundub, jah. Aga siin on ikkagi see vahe nii märgatav, et nii kui sa paned mürasummutuse sisse, tuleb kohe korralik bassitümakas ja nii kui sa paned siis selle transparency, on ta vist selle nimi, siis on see müra võimendus nii-öelda, või siis lülitad üldse välja, siis läheb see heli ikkagi suhteliselt kõhnaks. Et see vahe on nagu väga suur, et ka selline, nagu minu jaoks nagu mitte väga tore nüanss, eks ole. Ja samamoodi, kui on sees kas siis mürasummutus või see awareness või transparency tema terminoloogias, siis mütsiga käies kuidagi sa kuuled kogu aeg mingit sahinet ja nahinat. Et mikrofonid kuidagi, mida näiteks siin kuulad siin Samsungi Galaxy Buds klappidega ei ole. Natuke nad on kuidagi, ma ei tea, kas toores on nagu õige sõna. Tundub, et hype on ikkagi tsipaka suurem veel kui reaalsus. Jah, et nad on nagu mõnusad, nad on väiksed, nad on läbipaistva kaanega karbis, nad on kihvti disainiga ja nad tõesti summutavad aktiivselt müra ja teevad seda muidu päris hästi, et madalaid kõmineid võtavad nad päris hästi ära, aga kokkuvõttes nagu kuidagi on natuke jääb selline tunne, et äkki peaks neist tulema välja versioon sulgudes 2, kui praegu on 1. Kindlasti tuleb ka. Aga huvitav, kas ma just tutvusin, et kas see firma Nothing, firma kus on tõesti juba investoreid tere hulk nimekad, kaasa arvatud iPodi omaaegne tegija Tony Fadell ja Redditi tegevjuht ja looja ja nii edasi. Et kas neil on ka mingid muid tooteid? Vist ei ole praegu nad selle nime alt ei ole, et see Nothing on ikkagi nüüd see esimene nii-öelda pääsuke või kuidas me ütleme selle kohta selle nime alt, ma saan nii aru, jah. Ja, aga muidugi võib oodata, et neid tooteid siis tuleb.
see vaevalt, et nad tegid sellise firma ühtede klappide turustamiseks. Iseenesest ei ole ju paha, et 99 € eest pakkudagi sellist kihvti disaini ja kõiki häid omadusi ja nii edasi, aga lihtsalt tundub, et natuke peaks viimistlema siin tarkvara ja muidki aspekte veel, et saaks veel kihvtim. Et täna, mina pigem täna võtaks omale need jabrad, mis on natukene odavamad, küll seda aktiivset müra ei summuta, aga on nagu natukene töökindlamad. Aga vaata see, minule tuletab see meelde omaaegset Nintendo versus Sega rivaliteeti, mis USA turul oli. Kui Nintendo valitses turgu, täiesti nii, et kõik arvasid, et et ei ole mõtet mitte midagi teha sinna, et me ei saa mängukonsoolidele mitte kuidagi pihta, et Nintendo lihtsalt laiutab ees. Siis jaapanlaste Sega otsustas, et nemad ikkagi proovivad ja turunduslikult oli see jube kihvt case. Nimelt, nad järjekindlalt hakkasid määrima Nintendole külge meedias sellist nagu igava, sellise ohutu pere mingi asja nagu imagot. Ja siis nad tõid välja oma selle kuulsa Seal Sooniku, on ju, kellel oli mingi ketsid jalas ja punkari soeng ja kes oli kiire ja tšah-tšah, on ju. Ja siis positsioneerisid tema kui selliseks tegelikuks nagu, ma ei tea, teismeliste ägedate kuttide nagu lemmikuks. Aga see on, ma isegi sulle vahele segas ütlen, et see aspekt on tegelikult jube hästi õnnestunud. Ja ongi just, ja et nad on nagu iPodide vastu või need AirPodide vastu positsioneeritud, et AirPodid on sellist valged, ilusad, hästi välja ma isegi võib-olla ütleks, et võib-olla isegi mitte nii palju AirPodside vastu, kuivõrd kogu teiste asjade vastu, kas või need samad jabrad, mida ma praegu nimetasin. Nad kõik näevad sellised igavad plönnid välja. Need jabrad on ju maailma kõige igavamad kõrvaklapid üldse, eks ole, kui sa lähed kuskile klassi õhtul, ütled, sul on Jabra Elite 3, siis keegi isegi ei saa aru. Ilmselt lihtsalt see lause läks õhku, aga kui sa võtad... Siis saad ka üksi koju minnes neid pärast kuulata. Aga kui sa ikkagi võtad Nothing Airid välja, siis tõenäoliselt sa võid koju minna mitmekesi. Päris hea tõdemus, mis me sünteesisime lõpuks välja sellest. Nii et see on kahtlemata... Mulle ka tundub, et nad on nagu sellised nagu rõhutatult nagu ägedad ja kogu see presentatsioon, mis seal on, nende disain paistavad läbi ja need fondid, mida nad kasutavad ja paistab sellist attitude'i paistab sealt, kas see toode nagu päriselt järgi on jõudnud või ei ole, et see võib-olla ongi täna ei ole nii oluline. Nad lihtsalt on ägedad. Ma vaatan neid pilte, eks, ja nad on ägedamad kui kõik need teised nimetud nööpklapid. Seda nad on ka ise rõhunud ja ma olengi väga, ütleme, minu jaoks väga raske küsimus on see, et kui ma tegin nendest parajasti siin review'd ka, et kas ma siis soovitan neid osta või ei soovita. Oleneb, kas sa tahad üksi koju kas sa tahad neid ka kuulata või ei taha. Kui sa mõtled sihtgrupi peale, siis ilmselgelt on ju jah. Ilmselgelt on ikkagi selle koha pealt on küll jah, et siin on need agad, et sa pead nagu arvestama, et nad jäävad mõnikord, ei mängi muusikat kogu aeg ja jäävad seisma aeg-ajalt ja kahisevad ja heli ei ole võib-olla see kõige parem. Aga kui me jõuame selle sama koju minemise narratiivi juurde, siis võib-olla see lõpuks ei ole üldse oluline, et see heli ega muud asjad. Mõnikord võib ka tehnoloogiast niipidi rääkima, nagu me ja siin on muide siin kaane peal on siuke hästi mõnus auk, kui sa vaatad seda, seda ei ole kaamerast näha. Siin on selline süvend või nõgu, mis siis käib siia, kui sa kaane lahti teed, jääb siia vahele, mis neid klappe ühesõnaga nagu fikseerib oma kohta. Aga siia on jube hea näppu sisse ajada, kui sul on taskus. See oleks nagu keegi on vajutanud plasti sisse sellise mõnusa nagu avause, mida on lihtsalt... Et sa mudid seda nagu mullikile, vaata. Et see on selline mullikile efekt, et kui sul see klapp on taskus, siis sa kogu aeg mudid seda... Ma juba tahan neid. Mulle tundub, et ka teine see klapi jutt läks Glenil väga edukalt, et me lõpetame jälle lõigus seal, ma ei tahtnud seda öelda, et nad ei ole tegelikult kõige parema heliga, et on parema heliga klappe. Ma ütleks muidagi, et kui ma juba teen siin müügitööd, et kõige parem heliga klapid, ma olen aastanud, et endale üllatuseks on Samsung Galaxy Buds Pro. Et kui te tahate kõige parem heliga klappi, siis need on, mis kõrvaga uskumatult üllatusega. Aga nad on igavad. Väga igavad, jah. Väga igavad. Elu ei ole enam ikkagi endistes värvides pärast seda, kui ma nägin neid siin. Okei, ma ei tahtnud, et see nii lõppeks, aga mis seal ikka? Lõppes, meil on saade läbi, mitte midagi ei anna enam teha peale selle, et järgmisel nädalal uuesti kuulata. Aitäh kõigile ja kohtumiseni. Digitund.
digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia